Nüüd on meil järgmine kõneleja. Teemaks on maareform kui osa omandireformist. Inimene, kes maareformi seaduse on vastu võtnud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmena. Ta oli reformi minister 90ndate alguses, praegusel hetkel Eesti E-riigi Akadeemia sihtasutuse programmijuht ja direktor Liia Hänni. Palun. Siin on puhas klaas täitsa olemas. Ma panen teile selle valmis siin. Hea maareformi konverentsi pere. Minu avasõnu ilmestab see slaid, mida ilmselt saarlased ära tunnevad. See on üks tükike Saaremaa mereranda. Õnneks päris ilusasti haritud, sealt käivad ka veel lambad üle. Kui ma mõtlesin selle tänase konverentsi ja oma ettekande teema kohta, siis mulle tundus, et maareform osana omandireformist, et maareform mõnes mõttes on suurem kui omandireform, sest just maa, Eesti rahva suhted maaga lõi selle tausta, mis viis omandireformi teele, küll valusale teele, aga siiski ainuvõimalikule teele. Me tähistame täna maareformi seaduse vastuvõtmise 20. aastapäeva, aga kui mõelda sellele peatselt lõppevale aastale, siis see on ju tähistamiste aasta. Augustis me tähistasime Eesti iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva ja me oleksime võinud tähistada ka omandireformi aluste seaduse vastuvõtmise 20. aastapäeva, mis võeti vastu Ülemnõukogu poolt 13. juunil 1991 aastal. Aga see tähtpäev möödus märkamatult ja küllap on asi selles, et omandireform tervikuna on niivõrd valus mälestus, niivõrd raske mälestus, et seda haavade lahtikiskumist sihilikult ilmselt ei tahtnud keegi teha. Aga maareformi seadust vaadates, eriti selle 4. paragrahvile keskendudes, ei saa me täna mööda sellest, et ikkagi omandireformist ka rääkida, sest maareformi seaduse paragrahv 4 ütleb, maareform kui omandireformi osa viiakse läbi Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses ja käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Maareformis suhtes rakendatakse aluseid, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Ja see säte määrabki siis õiguslikult omandireformi ja maareformi vahekorra. Meil endal, kõigil meil, kes on siin saalis, inimesed, Eesti rahvas, on maareformiga oma lugu rääkida. Ja ma tahaks uskuda, et enamuse reformis osalejate jaoks ta ongi õnneliku lõpuga. Aga ta võib olla ka kurb ja kohati nagu tige. Minu lugu ja seos maareformiga hakkas tegelikult otseselt 1990. aastal, kui me koos Tõravere mõttekaaslastega arutasime selle üle, et jah, Eesti iseseisvuse taastamine, aga milline peaks see iseseisev riik olema, kuidas vabastada ühiskond Nõukogude võimu kammitsatest. Ja me jõudsime järeldusele, et kõige olulisem ja fundamentaalne teema on omandireform. Ja kirjutasime ühe artikli Tõravere kaaslastega, mille pealkiri oli Igaühele omand. Ja selles artiklis me käisime välja mõtte, et Eestis tuleb läbi viia radikaalne omandireform, mille sisuks on Nõukogude võimu poolt natsionaliseeritud vara ja töö ekspluateerimisega loodud riigivara tagastamine rahvale rahvakapitali osakutena.
ja sealt sai see osakute mõte hoogu juurde ja huvitav oli see, et see artikkel ja edasi ka Maa Keskerakonna omandireformi põhimõtted, mis ilmusid 90. aasta suvel, langes ilmselt soodsale ja tundlikule pinnale ühiskonnas, sest vallandus väga ja väga elav arutelu reformi põhimõtete üle. See arutelu oli ajaleheartiklites, me korraldasime päris mitu ümarlauda, kuni augustis sündis ühisavaldus, kuidas Eesti erakonnad näevad siis omandireformi läbiviimist. Koostöö on võimalik, oli üks optimistlik pealkiri, mis tolleaegses Noorte Hääles ilmus ja tõepoolest selles avalduses esitatud seisukohad, mida te kahjuks lugeda ei näe, saidki hiljem väga paljuski reformiprotsessi aluseks. Mõned tsitaadid lihtsalt. Omandireformi sisuks on omandisuhete viimine demokraatlikus ühiskonnas üldtunnustatud õiguslikele alustele, mis eeldab omandi puutumatuse kui loomuliku kõlblusprintsiibi omaksvõttu ühiskonna poolt. Omandireformi käigus toimub omandiõiguse taastamine, võõrandatud vara tagastamine või hüvitamine. See peab toimuma seaduses sätestatud alustel ja korras, mis tähendas, et see mõte, mis ka liikus, et lihtsalt tunnistada kehtetuks vara võõrandamise aktid ja automaatselt me olemegi omanikud, see mõte jäi kõrvale. Veel väga oluline põhimõte, omandireform kõiki inimesi puudutav muutus ühiskondlikes suhetes eeldab rahva informeeritust ja omaksvõttu ning poliitilist kokkulepet rahvaesinduste tasemel. Nendeks rahvaesindusteks, keda see avaldus silmas peab, on siis Eesti Kongress ja Ülemnõukogu. Kaido Kama juba viitas Eesti Kongressi 3. istungjärgu otsusele, mis rääkis omandireformi põhimõtetest, kuid oluline teetähis oli ka Ülemnõukogu poolt 90. aasta lõpul vahetult enne jõule vastu võetud 2 otsust, mis oli omandiõiguse järjepidevuse taastamisest ja otsus maareformist. Ja selleks, et veel kord meelde tuletada, et need otsused ei olnud nii-öelda üksikute poliitikute poolt peale sunnitud otsused, ütlen, et mõlemat otsust võeti vastu esimest 56 poolthäälega, 1 vastu ja 2 erapooletult ja maareformi otsust 54 poolt, 1 vastu ja 4 erapooletut. Nii et seda võib tõepoolest kinnitada, et need reformi aluspõhimõtted leidsid väga laia poliitilist toetust ja ka omandireformi aluste seadus ise näitas, et mis võeti vastu 59 poolt, 10 vastu ja 10 erapooletu ja 1 vastuhäälega, oli tegelikult väga laiapõhjaline poliitiline kompromiss. Järgnev periood siiski oli üpris keeruline ja need, kes mäletavad veel seda reformi aega, ma ei tea, kas Erik Terk on siin saalis ka, oli omandireformi aluste seaduses üks säte, mis määras siis kindlaks, et erastamise põhiline viis on õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisel välja antud väärtpaberid ja rahvakapitali obligatsioonid. Nüüd Kaido juba viitas sellele, et küllalt palju oli arvamusi, et see võib tegelikult laastada Eesti majanduse. Ja ilmselt ka need vastuolud, mis vaatamata seadusele säilisid, tähendasid seda, et väga innukalt siiski reformidega koheselt pihta ei hakatud. Nüüd 92. aasta sügisel toimusid Riigikogu valimised, nendest väljus võitjana Isamaa,
kes koos Mõõdukate ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse parteiga moodustasid valitsusliidu. Ja selles valitsusliidus sai Mart Laar peaministriks ja otsustati ka sisse viia reformiministri ametikoht, et reforme kiirendada. Ja kui vaadata seda 20 aasta niisugust poliitilist võitlust omandireformi ümber, siis siin te näetegi neid kahte peasüüdlast, keda tihti nimetatakse kui Eesti rahva kannatuste allikat. Aga poliitiline võitlus selle reformiga oli paratamatu ja mina, ma olin vahepeal rohkem seotud põhiseaduse tegemisega, olin küll kõrvale jäänud otseselt omandireformi aluste seaduse ja maareformi seaduse koostamisest, aga kuidagi vist oli koalitsioonikaaslaste mälus see, et ma olen olnud selle kontseptsiooni sünni juures ja mulle tehti ettepanekuks hakata reformi ministriks. Loomulikult teadsin ma ette, mis see amet tähendab, mandaat, mis reformi ministrile kaasa anti koalitsioonileppega, oli kõigepealt see, et omandireformi põhimõtted ei muudeta, asuda tuleb omandiõiguste tegelikule taastamisele, alustada tuleb koheselt korterite erastamist Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi alusel, tuleb töötada välja suurettevõtete erastamist reguleerivad seadused ja tuleb kiirendada maa- ja põllumajandusreformi, võttes siis vastu veel puudu olevad seadusandlikud aktid. Nüüd see ülesanne, mille ma sain, oli tõepoolest äärmiselt keeruline ja siin ma olen püüdnud nagu piltlikult kujutada seda reformiministri valitsusala, kus siis keskne oli omandireform, mille sisuks oli siis vara tagastamine, kompenseerimine, erastamine, munitsipaliseerimine, taasriigistamine ja vara riigi omandisse jätmine. Ja kõik see reform puudutas ka erinevaid varaliike ja nende liikide jaoks olid siis ka erinevad reformiseadused, maareform, põllumajandusreform, ettevõtete erastamine, eluruumide erastamine, kõik väga ulatuslikud reformid ja praktiliselt igas selles reformi arus oli siis nii tagastamine, kompenseerimine, erastamine, kõik need võimalikud vara ülemineku vormid, millest võib-olla üks kõige naljakam ja ka tihti väga keeruline oli taasriigistamine, mis tähendas siis seda, et kolhoosilis-kooperatiivsete ja kooperatiivsete organisatsioonide varast tuli välja riigi omandisse tagasi võtta see vara, mis sinna tasuta oli üle antud. Loomulikult saades sellise keerulise valdkonna koordinaatoriks oli küsimus selles, kuidas sellist reformi üldse saaks juhtida. Ja valik oli selle vahel, kas siis hakata üles ehitama niinimetatud reformiministeeriumi, mis oli ka kõneks, aga arvestades seda, et aega oli vähe ja et reform on niivõrd laiaulatuslik, tegelikult sai valitud reformi detsentraliseeritud läbiviimise tee, mis tähendas siis, et me kõik, ka omavalitsused, maavalitsused, said selle reformi tegelikeks läbiviijateks. Meie sõnavarasse ilmusid sellised uued terminid nagu kollane kaart, Rahvakapitali obligatsioon, hüvitusväärtpaber ja erastamisväärtpaber, mis siis sai koondnimetuseks nii Rahvakapitali obligatsioonile kui ka hüvitusväärtpaberile. Ja lõpuks sai siis elektroonilise pangaarvena ka omamoodi e-väärtpaberi tähiseks. Nüüd keeruline teema, mis tõeliselt tähendas väga vastutusrikast otsust, oli see, et kui me anname inimestele ja viime reformi läbi nii-öelda tinglike erastamisväärtpaberite alusel,
küll mõttega, et üks erastamisväärtpaberi kroon on võrdne Eesti krooniga, siis kuidas saavutada ikkagi olukord, kus tegelik vara, mida riik müüki paneb, katab selle erastamisväärtpaberi poolt loodud nõudluse. Siin tegi väga suurt tööd Rahandusministeerium, paljud inimesed, kes püüdsid seda bilanssi hinnata ja loomulikult ei saanud keegi anda 100% kindlust, et see asi lõpuks kuidagi ka ots otsaga kokku tuleb. Me teame nüüd, milline oli see nõuete pool miljardites kroonides, mis siis tulenes sellest, et vara hüvitamine toimus samuti läbi erastamise, mitte rahaliselt, ja see oli minu arvates Eesti omandireformi kõige olulisem niisugune praktika, et me haakisime omandireformi lahti tegelikult sellest riigi normaalsest funktsioneerimisest eelarveprotsessi mõttes, et omandireform pidi olema isetoimiv, isefinantseeriv, nõuded, mis tekkisid, tuli lahendada omandireformi käigus. Ja mida me siis näeme, et rahvakapitali obligatsioone ehk tööaastate eest said inimesed erastamisväärtpaberid 8,3 miljardi krooni ulatuses, hüvitusosa oli 8,5 miljardit krooni, kokku teeb see siis riigi nõudeid 16,8 miljardit krooni ja kokku oli siis Eestis üle 700 000 erastamisväärtpaberi omaniku, arvestades ka, et meil ühiskonnas on lapsed, siis võime öelda, et kui need alaealised välja arvata, siis tõesti ei olnud ju Eestis peret, kes sellest reformist oleks kõrvale jäänud. Ja see, et rahvakapitali obligatsioonid ja hüvitusväärtpaberid õnnestus tasakaalustada nende osa, tähendas ka seda, et mitte ainult õigusjärgse vara omanikud, vaid ka need inimesed, kes Eestis vara varem ei omanud, said olla reformiprotsessi osalised, mis kindlasti sotsiaalseid pingeid vähendas. Ja nüüd ikkagi küsimus sellest, et kuidas siis saada olukord, et need erastamisväärtpaberid, mis inimestele olid lubatud, välja jagatud, tegelikult ka saaks reformides kaasa mängida. Nüüd algselt reformi juhtimiseks, sest reformiministril oma portfelli nii-öelda ei olnud, mul oli ainult üks nõunik ja sekretär ja see oli kogu minu niisugune otsene kaader, kellele ma sain toimetada, siis see meetod, mis oli tegelikult valitud, oli see, et iga reformi haru jaoks olid moodustatud tegelikult valitsuskomisjonid. Esialgu töötas ka omandireformi valitsuskomisjon, kuid üsna pea sai selgeks, et sellel valitsuskomisjonil peale seda, kui oli vastu võetud erastamisväärtpaberite kasutamise kontseptsioon, hüvitamise asjad selgeks räägitud, enam õiget tööpõldu ei olnud ja tegevus läks tegelikult nendele harukondlikele valitsuskomisjonidele, millest täna on põhjust rääkida maareformi valitsuskomisjonist, mis loodi siis suvel 1993. aastal, kui valitsus võttis vastu vastava määruse ja siin on näha ka selle komisjoni koosseis. Kaido näeb siin enda nime, Kaido, sa olid selle komisjoni aseesimees ja selles komisjonis olid maareformi tegelikult läbiviijad maakondades, valdades, aga samuti 5 ministrit, kelle valitsemisala siis see reform kõige rohkem puudutas. Selle komisjoni kõige otsesem ülesanne oli koordineerida nende seaduste ja õigusaktide väljatöötamist, mis siis olid puudu selleks, et maareform saaks tegelikult pihta hakata. Ma vaatasin läbi maareformi valitsuskomisjoni protokollid, suur tänu Maa-ametile, kes
tegi koopiad, lõpuks leidsin ma enda väga suurest paberikuhjast üles ka enda isikliku maareformi valitsuskomisjoni protokolli raamatu koos enda originaalallkirjadega, seal oli mõned protokollid isegi rohkem kui see, mis Maa-ametist minule laekus ja see oli tõesti väga ja väga huvitav lugemisvara, sest nagu peo peal avanes kõik see reformi keerukus. Ma püüdsin mõned tähtsamad töölõigud teie silme ette tuua. Kõigepealt maareformi komisjoni standardseks tegevuseks sai maakondade aruannete ärakuulamine. See oli väga oluline selleks, et maakonnad tunneksid, nad on seotud reformi toimimisega riigi tasandil, aga see oli ka koht ja võimalus teada saada, kus siis tegelikult on kohtadelt vaadatuna reformi kitsaskohad, mida on vaja leevendada. Seaduseelnõude läbivaatamine, väljatöötamine, tähtaegade esitamine oli väga olulisel kohal ja praktiliselt igal istungil oli teemaks ka maareformi kiirendamine. Kui neid teemasid vaadata, siis sealt käis kõik läbi, arhiivid ei suuda, kaardid on ebatäpsed, puudulikud, neid ei jätku, neid on raske kätte saada, kaadrid ja kaadrid. See tähendas, et keegi polnud ju Eestis õpetanud maareformi läbiviimist. See oli töö, mis tuli käigu pealt omandada, valdades saada tööle inimesed, kes tunnevad asja, läbi viia koolitusi. Maamõõdubürood hakkasid alles tekkima algse varustusega, nagu nad olid, maamõõdutööde hinnad, notarite probleem, kes pidid kinnitama neid tehinguid, kõik see oli väga keeruline. Maareformi finantseerimine, siis linnade ja maakondade maa-ametite alluvus, kas nad peaks olema maa-ameti otsealluvuses, kuuluma maavalitsuste koosseisu, jääma linnade struktuuriüksusest, kõik see võttis päris olulisi ja pikki ja pingelisi vaidlusi, et see asi lõpuks paika loksuks. Välisabi kasutamine, härra Valner juba nimetas Vaare projekti ja oli ka teisi abistajaid, kuidas seda abi suunata, nii et ta oleks kõige kasulikum, et maareformi kiirendada. Ja siis need keerulised erijuhtumid, sest tuli pöördumisi Kihnust, Ruhnust, Tartu riigimajandist üle Eesti, et leida siis lahendusi, mis oleks kompromisside moodi, aga tihti oli ka üpris keeruline leida teed, et kõik oleks rahul ja sellepärast on maareformis ka paratamatult inimesi, kes selle reformiga rahus ei ole. Nüüd maareformi seadus sai vastu võetud 1991. aasta sügisel, aga selleks, et reform tegelikult käivituks, oli tõepoolest vaja väga erinevaid õigusakte, mis reguleeriksid ja võimaldaksid seda reformi nii-öelda mõistuspäraselt teostada. Ikka ja jälle kerkis üles see teema, et kas on vaja maakorraldust teha. Ja me näeme ka siit seda nimekirja vaadates, et sellel ajal, 1993. aastal, hakkas reformiprotsessi mõjutama ka juba tsiviilõiguse areng Eestis. Tuli asjaõigusseadus ja asjaõiguse rakendamisseadus, sellega seotud kinnistusraamatuseadus ja kõik see tähendas, et käigu pealt tuli hakata nagu kohandama reformiprotsessi ka tekkiva tsiviilõigusega. Ma mäletan hästi seda probleemi ja tagasilööki, mis tekkis maareformis, kui jõustus asjaõiguse seadus, mille kohaselt siis piirimärgid looduses pidid olema püsivad ja kogu see toimiku vormistamine muutus hoobilt ka tükk maad keerulisemaks. Ja ma tunnistan ka, et ilmselt sellel perioodil ei olnud meil ka veel piisavat ettenägelikkust, et näha ette, et tsiviilõiguse
nii-öelda rakendamine Eestis ja reformiseadused samal ajal paralleelselt, et siin on väga keerulisi kokkupuutepunkte, millele tuleb nagu ennetavalt mõelda. Aga lõpuks jah, sellel perioodil, mida võiks kirjeldada nagu eelduste loomine maareformi tegelikuks toimimiseks, oli väga tihe seadusloome. Ma ei ole saanud siia tuua neid valitsusi määrusi, neid keskkonnaministri, põllumajandusministri määrusi, mis kõik ühel või teisel moel ka seda reformi toestasid. Oli juba juttu sellest, et kogu selle perioodi jooksul ja eriti alguses toimus reformiseaduste muutmine ja siia ma lihtsalt huvi pärast panin siis kirja ka Riigi Teatajast võetuna selle seaduste muutmise käigu ja te võite seda analüüsida, vaadata, kas see seondub poliitiliste koalitsioonide muudatustega. Aga üks on selge, et selle reformi käivitamise faasis tuli siiski muuta nii omandireformi aluste seadust kui ka maareformi seadust ja ma vaatasin ka nende muudatuste sisu üle, need ei ole reformi põhimõtete muutmine, see on pigem muudatused selleks, et lahendada või anda õiguslik vastus elus üles kerkinud probleemidele. Ja see on Eesti reformi eripära ja ilmselt tuleneb ka natukene meie rahva loomusest, et õigus on meie jaoks tähtis. Ma mäletan, et meil käisid ka nõu andmas välismaised eksperdid, kes ütlesid ja heitsid ette, et miks teie seadused peavad nii täpsed olema. Et tehke selline üldseadus ja siis keegi otsustab, kuidas asjad elus käivad. Aga see lähenemisviis Eestis oli see, et ikkagi meil peab olema õigus aluseks ja siis me teame, kuidas reformi teha. Aga reformiseaduste muutmine on paratamatu, siin ei tasu tõesti näha sellist traagikat, et muud nad ei tee, kui muudavad seaduse, nagu vahepeal on kõlanud. Ja ma usun, et siin on väga tänuväärne töö tulevastele uurijatele, kes siis kaardistavad objektiivselt ilma eelarvamusteta seda, mis arengu Eesti reformiseadused tegelikult on läbi käinud. Ja vaadates nüüd maareformi omandireformi osana saame me tõepoolest välja tuua selle reformi ühised jooned, aga ka erisused. Kaido juba viitas ühele erisusele ja see on see, et omandireformi aluste seadus loetleb pärijateks otseliini pärijad, aga maareformi seadus ka konkreetsetele näidetele ja elulistele juhtumitele tuginedes, kui terve otseliini pärijate pere Siberis suri, tõi sisse ka kõrvalliini pärijad. Ja seda on näidetud ette reformide keerukusele, et miks seda kõike vaja oli. Praegu Rahandusministeeriumist saadud andmetel on kõrvalliini pärijate osa 7% kõigist vara tagastamise kompenseerimise nõuetest. Nii et kui seda numbrit hinnata, siis ma julgen küll teha järeldusele, et selle kõrvalliini sissetoomisel see võis küll tekitada keerukaid juhtumeid elus, aga tal reformi selles üldmahus ei ole nii olulist osa, kui tihtipeale kiputakse nagu arvama. Teine oluline erisus oli see, et kompenseerimine, mis omandireformi aluste seadusest pidi toimuma vara õigusjärgse võõrandamise hetke maksumuse alusel, seal võeti aluseks maa maksustamishind, mitte võõrandamisaegne maksumus. Ja see tegelikult võimaldas kasutada maa hüvitamisel saadud väärtpabereid ka maa väljaostmiseks mõnes teises kohas. Kaido viitas siin sellele, et võib-olla see hüvitise suurus ei olnud piisav, et inimesed eelistasid pigem maa tagastamist. Tegelikult selle maa tagastamise ja kompenseerimise vahekord on vist umbes 1:1, kui võtta maa pindala mõttes. Ja mul oli see Kaido väide natukene üllatav ka selles suhtes, et tegelikult ju elamumaa erastamisel
maa maksustamishinda vähendati poole võrra, et teha see elamumaa väljaostmine soodsamaks. Aga ma arvan, et see erisus omandireformist võimaldaski maareformi teostada sellisel kujul, nagu me teda praegu teame. Ja veel üks muudatus, mis küll väga paljusid juhtumeid ei puuduta, see on omanike asemel tagastati maa põlisrentnikele, kui tegemist oli obroki maaga. Omandireformist arvudes, ka need on Rahandusministeeriumi andmed, kokku üle 230 000 vara tagastamise ja kompenseerimise nõude, mis tuli rahuldada, 260 000 maa erastamise nõuet, 400 000 eluruumi erastamise nõuet, mis siis tähendas, et hiljem tuli ka nende juurde moodustada ju kinnisvara. Erastamisväärtpaberi omanike arvust oli meil juba juttu, üle 700 000, EVP-de üldsumma 16,8 miljardit Eesti krooni ja nüüd ka veel üks number, millest me natuke veel räägime, see on rahaline hüvitamine, sest tõepoolest selles erastamisväärtpaberite neeldumises tekkis teatud ülejääk, mis õnneks siiski oli väga väike. Ja kui nüüd siin saalis on neid inimesi, kes elasid kaasa sellele vaidlusele, milline peaks olema erastamise põhiline vahend, siis ma ütlen, et raha laekus erastamises 7,4 miljardit krooni, mis võrreldes reformis neeldunud erastamisväärtpaberitega üle 16 miljardi krooni ongi väiksem osa. Nii et täna võib öelda, erastamise pealmine vahend Eesti Vabariigis oli vara erastamine erastamisväärtpaberite eest. Nüüd, kui heita pilk erastamisväärtpaberite bilansile, mis oli selle reformi niisugune kõige keerukam ülesanne asjad ots otsaga kokku viia, siis me näeme, et eluruumide ja mitte-eluruumide erastamisel neeldus 4,5 miljardit EVP krooni, ettevõtete erastamisel 4,38 miljardit ja nüüd maa erastamine, mis siis on suhteliselt teiste neeldumisallikatega võrreldes kõige suurem, 5,59 miljardit EVP krooni. Ja hüvitusfond, mis oli loodud siis selleks, et raha eest erastamist edasi viia, aga mitte siis kattevara vähendada, selle kaudu neeldus 1,9 miljardit EVP krooni. Ja nagu te näete, see punane on siis EVP omanike rahaline nõue riigi vastu, mis on siis 0,440 miljonit Eesti krooni. Tegelikult see väljamakstav summa on väiksem, sest selle raha saamiseks pidid EVP omanikud esitama avalduse ja näitama ära oma arve numbri, aga ilmselt siis paljud inimesed olid juba unustanud selle, et nendel kunagi see arve oli ja tegelikult see riigi poolt rahaliselt kompenseeritav osa kursiga 1:1 on siis kusagil 300 miljoni Eesti krooni ümber. Kui reformi aluste üle sai vaieldud, siis ilmusid artiklid pealkirjaga "See Gordioni sõlm tuleb lahti raiuda". Seda nii keerukat reformi ei ole võimalik teostada, see on mõeldamatu. Ja täna me võime öelda Eesti kogemuse. Gordioni sõlme on võimalik lahti arutada. Me oleme sellega rahvana hakkama saanud. See ei ole mitte ainult reformi teostajate saavutus, vaid see on ka kõigi Eesti inimeste saavutus, et meil oli kannatlikkust seda tööd teha, et meil oli üksmeelt seda keerulist tööd jätkata ja endise omandireformi ministrina minu siiras tänu kõigile inimestele, kes reformis osalesid, suur ja siiras tänu kõigile maareformijatele. Aitäh!
aitäh, Liia Hänni, ja siin on ka siis väikene tükikene Eestimaad. Aitäh! Aitäh!